Kui me räägime Eesti kaubanduse tuleviku väljavaadetest, siis peaks rääkima mõlemast, tulevikust ja minevikust. Ja mis mõttes? Tuleviku mõttes on ju väga selge, et ega majanduskasv on üsna aeglane ja sealt tohutut sellist potentsiaali me ei näe. Teiselt poolt on hästi teada, et inimeste sissetulekud kasvavad praegu tunduvalt kiiremini, kui on praegu hinnakasv. See tähendab, et reaaltulud tegelikult inimestel kasvavad ja see võimaldab neil ka kaubanduse poole pöörduda, nii et tõenäoliselt järgmine aasta väga suurt muutust seal ei ole. Aga tegelikult tasub ka vaadata mineviku poole ja selle poole, mida Eesti kaubanduses seni on tehtud. Ja siis me näeme seda, kuidas on suur vaenlane tööjõukulude kasv, mis püüab kasumi ära süüa. Mis tähendab, et üks väga suur teema on võitlus tööjõukuludega. Ja sealt ilmselgelt kaubandussektoris on väga palju teha. On võimalik väga palju automatiseerida, püüda võimalikult tööjõukulusid alla suruda. Sest kui me vaatame numbreid, mis on toimunud, kui enne kriisi 2008 töötas kaubanduses 95 000 inimest kokku, siis kriisi järel kukkus see 75 000 peale ja saadi hakkama. Ja praegu on meil jälle 92 000 inimest kaubanduses tööl. See näitab seda, et on võimalik ka väiksema arvu inimestega hakkama saada ja ilmselgelt on surve sinnapoole praegu. Kui me räägime tulevasest nõudlusest järgmisel aastal, ülejärgmisel aastal, siis on üks selline varjatud tegur, millest vähe räägitakse. Ja see on nende eestlaste poolt Eestisse toodav raha, kes töötavad välismaal. Ja kui Statistikaamet siin tegi talvel oma analüüsi ja jõudis järeldusele, et registrite põhjal ainuüksi on 105 000 Eesti kodanikku tööl välismaal ja kõige paremas tööeas kindlalt, siis see 105 000 inimest toovad raha koju, mis läheb siin tarbimisse ja see ei ole mitte ülekanne alati kuskile pangaarvele, vaid see on väga palju raha, mis tegelikult füüsiliselt tuuaksegi Eestisse ja mis asub tarbima Eesti kaubanduses. Nii et see tegur on päris oluline ka tulevikus Eesti kaubanduse seisukohalt. Ja ma arvan, et väga paljudes sellistes makroanalüüsides seda väga raskesti vähe võetakse arvesse, sest seda on väga raske kindlaks teha. Kui vaadata seda, mismoodi Eesti kaubandus on seni investeerinud, siis me näeme, et investeeringud on just eriti kasvanud sisse seadesse, kogu sellesse inventari ja selle poole peale. Ja tõenäoliselt see protsess jätkub ja see on ka otseselt seotud selle sama vajadusega tööjõukulusid alla suruda. Et ilmselgelt ka nende investeeringutega püütakse kompenseerida tööjõudu ja me võime öelda, et selline automatiseerimine, mehhaniseerimine on üks oluline investeeringute siht tulevikus. Ilmselgelt praegu on selline huvitav olukord, et ehitatakse järjest kaubanduspinda juurde ja tarbijaid tundub ka kogu aeg piisavalt olevat. Ja kui me nüüd vaatame selle Eesti demograafia peale, siis ilmselgelt näitab see seda, et vanemaealiste inimeste osatähtsus elanikkonnas kasvab. Ja see tähendab ka, et kaubanduse suunitlus peab kasvama, ka muutuma. Ja järjest rohkem adresseeritakse neid inimesi, kes on just selles 65+ segmendis. Ja ma arvan, et selle segmendi ostuvõime hakkab tulevikus kõvasti kasvama. See tähendab, et nende inimeste säästumäär on olnud ka praegu juba väga kõrge ja on näha, et see tulevikus ka ilmselt on üsna kõrge. Ehk ühesõnaga nende ostuvõime tulevikus võib olla üsna arvestatav. Ja sellepärast ma arvan, et see ei ole üldiselt nii ühemõtteliselt traagiline, et elanikkond vananeb. Sest me näeme seda siin näiteks Saksamaa näitel, kus nende sellisel vanemal põlvkonnal on kogunenud väga võimsad säästud. Ja ühel hetkel need säästud tegelikult mingil moel lähevad järgmise põlvkonna kätte. Ja see tähendab, et nad lähevad ikkagi tarbimisse. Aga meil on see veel, ma arvan, niimoodi 10-15 aasta tulevik. Nii et praegu see protsess alles kogub jõudu Eestis.